Tere! Ma olen Laaneotsa Annela ja ma olen kirjutanud raamatu Minu Setomaa. Ja ma mõtlen, et ma kõnelen teie ikka veidoga seto keele. Lähen nüüd kirjakeele peale üle. Nagu te märkasite, siis alustasin ma seto keeles. Ja seto keel on kõikidele setodele hästi oluline ja tähtis. Viimase rahvaloenduse andmetel on Eestis 12 000 inimest, kes on märkinud ennast seto keele oskajaks. Ja setod räägivad omavahel seto keelt. Et kui minu lapsed olid väikesed ja nad ei saanud veel seto keelest nii hästi aru, siis nad küsisid, et emme, kas on mingisugune salakeel, mida sa oma sõpradega räägid. Nüüd loomulikult mul ei õnnestu enam seda salakeelt oma sõpradega setomaal rääkida, sest lapsed on seto keele nii palju ära õppinud, et saavad sellest kõigest aru. Muidugi on niimoodi, et kui setode seltskonda tuleb mitmeid eestlasi, siis me läheme üpris kergesti kirjakeelele üle. Tegelikult me ise mõtleme, et võiks vähem kirjakeelele üle minna ja ikka seto keeles edasi rääkida. Sest tegelikult seto keelest arusaamine, kui inimene väga püüab, ei olegi üldse nii keeruline. Ja me näeme ka päris palju vaeva, et seto keel edasi kanduks järgnevatele põlvkondadele. Meil on ajaleht Setomaa, mis on seto keeles. Meil anname välja setokeelset lasteajakirja Täheke kord aastas. Meil on kirjastused, mis setokeelseid raamatuid üllitavad. Nii et ma loodan, et seto keelel on tulevik ja kui teie ka tahate seto keelest osa saada, siis on tore seda tasakesi õppima hakata. Näiteks kui tulete Setomaale, siis öelge tere, selle asemel, et öelda tere. Või kui te tahate kedagi tänada, siis te võite öelda tenne või siis aituma. Ja nii edasi, et edasi jõudnutele ma siis räägin seto keelt edasi juba Setomaal, kes me siis loodetavasti järgmisel korral kokku saame.